tere tulemast saatesse Entreprenööritajad. Mina olen Greta. Ja mina olen Rita ning meil on täna üks väga vahva saatekülaline, põline kalamaja kasvandik, kes põgenes sealt enne, kui see koht lahedaks muutus. 10 aastat judotreeninguid on loonud talle hea kehalise tunnetuse ja akrobaatilised võimed, et end vabalt laval väljendada. Teatri vastu tekkis huvi paralleelselt, kui judo huvi hakkas jahenema, küll aga teatrit traditsioonilises mõttes ta ei harrasta, vaid täna on meil külas dekaadi kogemusega improtaja Rauno. Kas seal oli kirjas dekaadi võrra? Me ise arvutasime välja. Me ise panime kokku need numbrid. Ma alustasin 2011, et tegelikult on juba 12 aastat varsti saab täis. Aga varsti saab täis, eks ole? Järgmine sügis, 2023 sügis on 12 aastat. See on väga pikk aeg juba. Ja need 1000 tundi või mis 10 000 tundi on täis. Et ühesõnaga see 10 000 tundi tähendab, et siis on juba meistri level. On ju mingi siuke ütlus? On küll, et ma olen ka kuulnud 10 000 tunnist. Väga lahe. Ja, see on täiega. Master. Ma mäletan seda aega veel, kui ma olin 1 aasta teinud improt ja keegi ütles, et ta on teinud 10 aastat ja ma olin nagu wow! Wow. Mis tunne nüüd on? Nüüd on, et mul vist see tunne, mis sellel tüübil oli, kes tollel ajal oli 10 aastat teinud, et ma olin nagu wow! Ma küsisin, mis tunne tal oli. Ta ütles, et ei ole väga eriline tunne. Kas sa nõustud täna temaga? Ja, see on lihtsalt, sa oled midagi teinud pikka aega. Et jah. See oleks märkamatult mööda või sa nagu ise lugesid või tegid mingid ristikesi seinale või mingid see aasta tagasi ulatuvalt, mis ma teinud olen. Tegelikult läks märkamatult. Me tähistame Ruutu 10 aasta sünnipäeva ka, meie siis ettevõtte. 10 ja 10 vaata, alustati 10 ja 10 aasta. Ja kiirelt viskan selle ka, et ma tegin ka eraldi siukse mini podcasti seeria 10 aastat Ruutu 10, kus me tegelikult räägime eri inimestega Ruutu 10-st ja kuidas nende kogemus seal on olnud. Et alustajatega, eks ole, et kes alustasid Ruutu 10 või... Isegi enne alustamist improgrupp vaata Rahel Otsa ja kellega enne kui Ruutu 10 alguse sai ja siis esimesed, kes olid Ruutu 10 asutajaliikmed, siis esimesed õpilased ja sealt nii edasi. Väga lahe. Kusjuures ma võib-olla selle, kui me räägime siin ettevõtlusest, me räägime Ruutu 10 ettevõttest, siis võib-olla ma lihtsalt võib-olla ei pea tegema selle 10 aastat Ruutu 10 podcasti raames seda episoodi, sest et mul oli ka plaanis teha ettevõtluse teemaline. No näe. Aga... Sa võid nad juhatada meie juurde. Ja vice versa. Tehke need ära lihtsalt, jah. Kõlab hästi. Aga räägi natukene siis see koh ka lahti, et tead siis juhtus see, et sa hakkasid improtama täis, ja see ongi tegelikult ju sinu põhisissetulek, kus sa nagu, see on põhiettevõtmine sinu jaoks. Et sul on hästi pikk kogemus. Aga kui sa nüüd tagasi sutukene mõtle, et kus see kõik alguse sai, miks just impro? Jah, see oli kirjas ka, et kui keskkooli ajal mu huvi tegelikult judo vastu ei lahjanenud. Lihtsalt mul ei olnud judos, ma ei näinud perspektiivi, et kunagi ma lapsena tahtsin olümpiale minna, aga samas Dmitri Budõlin Eestis olümpiapronksina oli kokana tööl, et nagu ma nägin, et seda asja ei väärtustata väga. Ja siis ma ei näinud mõtet seda nagu edasi arendada. Ja siis ma läksin kooli näiteringi, sest et seal olid ilusad klassiõed ja ma olin veendunud, et kui ma lähen nendega ühte näiteringi, siis ma kohe kindlasti ei satu nendega sõbratsooni, aga seal ma olin koos oma hea sõbra Martin Junnaga, kellega koos teeme Ruutu 10. Ja siis... Kui kool lõppemas oli, siis mul tekkis tunne, et ma ikkagi tahan selle teatriga tegeleda ja see meelelahutus ja teatri teema meeldib mulle. Ja ma käisin lavakakatsetel, mind sinna õppima ei võetud. Käisin ka järgmine suvi, käisin ka Viljandi Kultuuriakadeemia teatri eriala katsetel, sinna ka ei võetud. Aga juba keskkooli lõpus ma tegelikult sain tuttavaks improga, Whose Line Is It Anyway, selline improsaade. See võlus mind. Impro võlus mind ära täielikult ja ma tegelikult, kui ma olin 19-aastane, ma teadsin, et ma tahan improt teha. Ja nüüd ma hüppan, kus see nagu ettevõtluse teema tuli sisse, on nagu see, et ma olin Kuperjanovi jalaväepataljonis ja seal on selline nagu positsioon nagu päevinik, et kes on käinud ajateenistuses teavad, et see on selline positsioon, et sa oled sisuliselt töö läbi üleval ja siis mopid põrandaid puhtaks. Ja
ainuke võimalus siis istuda oli see, kui sa teed mingit lugemist või kirjutamistööd ja ma mõtlesin, et ma ei viitsi seista terve ööpäev, siis ma kirjutasin ja ma kirjutasin vihikusse oma elu lahti, ma tegin sellise mõttekaardi, kus keskel oli kirjas Rauno, paremale poole läks töö, vasakule poole läks siis kodu, üles läks haridus ja alla läks hobid. Ja ma hakkasin nagu kaardistama, nagu mis mu võimalused on, et okei, kas mu kodu on Tallinnas või Tartus, kas on üldse Eestis või välismaal, et nagu ma hakkasin kaardistama oma võimalusi ja siis hariduse poole pealt kaardistasin võimalusi, see paremale poole ei läinud mitte töö, aga finantsid või raha, jah. Ja siis ma kaardistasin seal ka nagu, mis mu võimalused on, nagu mida ma teha saan. Ja see oli hobi. Vaatasin, mis mu hobid on, mis mu huvid on. Ja kui ma selle kaardi olin kõik ära teinud, siis ma hakkasin, nagu keskmes oli Rauno, et nagu see on Rauno keskne maailm, mis see mõttekaardil on. Ja siis ma olin nagu huvitatud nagu, et mis on see kõige pikem joon, vaata, mis kuhugi nagu välja jõuab. Ma võtsin vildikad ja vildikatega hakkasin mööda neid mõttekaarti nagu liikuma. Ja ma lihtsalt visuaalselt nägin, et kõik valikud, mis ma olin kirja pannud, nende lõppsihtpunkt oli minu hobi impro. Ja et mul nagu enam ei olnud mu elu keskne mitte Rauno selles kaardil, aga see impro sai hullult palju neid nooli, kogu energia läks sinna, et ma lähen õpin Viljandi Kultuuriakadeemias huvijuhi erialal, sest et siis ma saan ka natukene teatrit seal vist teha, mingi väike kõrvalmoodul, võib-olla ma saan poole pealt minna üldse teatrit tegema ja teatrit lähen tegema selleks, et lõpuks improt teha. Okei, ma lähen välismaale ja töötan seal, sest et siis seal on improkoolid ja ma saan hobi korras improt teha. Noh, et nagu kõik asjad olid nagu selle peale üles ehitatud ja siis seal istudes ma sain aru, et impro on nii oluline minu jaoks. Ja siis mul tekkis nagu pähe nagu sellist nagu neli super lihtsustatud stsenaariumit oma elu jaoks. Et mul tekkis selline stsenaarium. Ma teen seda, nagu impro meeldib mulle. Hullult meeldib. Ja ma lähen all in improga. Ma hakkan improkomöödiat tegema, ma hakkan impronäitlejaks, improkoomikuks. Ma ei tea, kuidagi ma teen selle ära, ma hakkan seda tegema. Ja ma olen selles edukas. Kõik on nagu super, kõik on ülihea. Selline kuldselt hiilgav tuleviku perspektiiv, nagu selline tunned, et nagu vau. Okei, stsenaarium number 1. Aga oleme realistid, on ju. Stsenaarium number 2. Ma lähen teen seda, mis mul hullult meeldib. Aga inimesi ei tule taha, ei ole väljundit, nagu ei ole perspektiivi, tegelikult see ei lähe käima. Kukun läbi. Süda murdub, ma olen kurb. Siuke realistlik stsenaarium. Siis on stsenaarium number 3. Ma teadvustan, et impro on hobi, sellega mitte kunagi see ei ole asi, millega sa oma elu üles ehitad. Ja ma lähen õpin ehitusprojektide mingi peainseneriks või ma ei tea, lähen õpin midagi, vaata, kus saab 4000 eurot kuus, selline korralik, ma ei tea, lähen TalTechi või tol ajal TTÜ. Lähen õpin seda asja, saan sellest spetsialistiks ja olen selles hea, saad aru, nagu inimesed väärtustavad mu tööd ja kõik on korras ja mul on suur maja ja veel suurem auto ja veel suurem pere ja veel suurem telekas, eks ole. Et siuke nagu see on selline, aga samas see pole ka, see on niuke realistlik, aga nagu realistlik +1 boonus, vaata selline ikkagi päris vau, nagu hullult hästi läheb. Ja siis on 4. stsenaarium. Ma teen midagi, mis nagu väga ei sütita kirge, midagi, mis on nagu selline nagu mehe, jah, aga toob leiva lauale. Aga kurat, ma sakin ka selles, nagu üldse ei tule välja, kedagi ei huvita, nagu läheb halvasti. Ja olid nagu need 4 stsenaariumid mul nagu pähe nagu tulid, kirjutasin endale sinna 4 kasti sisse need stsenaariumid. Ja ma olen nagu, nii kui ma otsustan loobuda sellest oma kirest, siis ma automaatselt kaotan ära selle kõige hiilgavama stsenaariumi ja automaatselt loon võimaluse kõige tumedamaks stsenaariumiks. Ja siis ma olin nagu, ma ei tea, võib-olla ma ei ole väga tark inimene, aga mul tundus, et milleks luua olukord, kus on võimalus kõige halvemaks stsenaariumiks, mis välistab kõige paremat stsenaariumi. Ja sellepärast on impro. Ja miks ma improt teen, see lihtsalt meeldib mulle. Ma võin pikalt rääkida, miks ta meeldib mulle, aga võib-olla, ma ei tea, kuulake Improverdi podcasti, ma räägin improst seal laiemalt, et räägime siin ettevõttest.
aga sa räägid, et sa tahtsid näitlemist õppima minna tegelikult, eks ju. Kas need esmased katsed nagu panid sind mõtlema selles suunas, et ma saan siiski järgida oma seda südamesoovi, et minna midagi, mis nagu väljendab, ma ei tea, näitlemist või lava, et noh, tegelikult see esimene, see tagasilöök, kas see oli sinu jaoks mõnes mõttes, kui sa mõtled selle peale, kas see oli nagu otsus, et okei, vahet pole, proovisin, noh, ei läinud nii, nagu pidi minema, kuna sa oled sama aasta väljalase nagu meie siin mõlemad, noh, tegelikult väga sarnases, eks ju. Tol hetkel oligi väga keeruline pärast keskalt kuskile sisse saada, sest et neid tahtjaid oli nii palju. Jaa, meid on hästi palju, on ju. Ülipalju, mõtle ise, minul on 3 õde, on ju, noh, me oleme kõik suurte perede lapsed. Ja mõtlen natukene, mina mõtlen küll, juba sul on 3 õde, nagu market is saturated. Aga sellegi poolest vaata, et nagu tol hetkel 90ndate lapsi oli nii palju nõudlus sel hetkel, noh tõesti, ma mäletan, minu keskkoolitööl olid juba paari tuhandelised nagu. Vau, me pole kunagi mõelnud selle peale, et võib-olla lihtsalt sõel oli nii tihe sel hetkel, et tegelikult hästi vinge, et sa nagu ei lasknud heidutada ennast sellelt mõtet, et okei, lavakas ei saanud sinna, noh, saad aru, et ma ikkagi leian mingi viisi. Muide, ma käisin sellel aastal katsetel, kui võeti vastu kaksikvennad Piusid ja Kalmet ja need, et kui ma oleks sisse saanud, ma oleks võib-olla nendega saanud oleksid nendega sõber tänapäeval? No oleme realist. Et ma oleks olnud, kui ma oleks sisse saanud, ma oleks olnud nagu see lend. Jah, lihtsalt nagu fun fact. Tagasi tulles Ruutu 10 ettevõtmiste juurde, et mis oli see hüppelaud, et Ruutu 10 alustada, millal asjad päriselt läksid käima? Ja mõtled, millal oli reaalne nagu selline juriidiline keha vist oleks? No näiteks, jah. Ma ütlen niimoodi, et ega alguses ei olnud eesmärk ettevõtet teha. Kuna me tahtsime lihtsalt sellest paremaks saada, me tahtsime paremini osata seda, siis me lihtsalt lihtsalt hakkasime tegema. Me hakkasime proovi tegema ja tegelikult äritegevus polnud üldse eesmärk, absoluutselt mitte. Me lihtsalt saime kokku 2 korda kuus nädalavahetus, 16 tundi improtrenni lihtsalt ja lihtsalt nagu harjutame, lihtsalt nagu suur tahe lihtsalt hästi improviseerida nagu ja sellega tegelesime. Ma käisin aastal 2012, siis kohe pärast sõjaväes käimist, ma käisin Chicagos IO teatris õppimas ühe suvekursusel, improt õppimas. Ja olles esimene eestlane, kes seal käis, mingi see oli vahva. Ja ma käisin seal ära ja kui ma käisin ära ja ma nägin, mis see impro olla võib, ma nägin nagu, mis see potentsiaal on. Chicago tegelikult on just kuidagi, mulle tundub, et on see impro pealinn, nagu epitsenter. Chicago on impro mekka. No see mõttes, et nüüd koroonajärgsel ajal ma ei tea, mis seal Ameerikas, kus need mekad on, see on nagu laiali läinud rohkem, aga tol ajal oli see nagu the place, kuhu minna. Ja ma sattusin sinna, ma ei andma, kuidas kunagi äkki Improverdi podcastis räägime seda, aga jah, ma käisin seal, ma tulin tagasi, ma rääkisin Martinile, Tormile, Mihklile, Andresele, ma olin nagu mingi kutid, me peame minema sinna ja minu peas oli see, et me läheme sinna ja me jääme elama Chicagosse. Me oleme 5 aastaks Chicagosse, me ehitame ennast seal artistidena üles, nagu teeme seal seda asja. Võib-olla tuleme Eestisse tagasi, aga me oleme seal. Aga nemad tahtsid minna suvekursusele ja siis ma olin nagu, ma tulen uuesti, ma käisin selle sama kursuse 2 korda läbi. Ainsa eestlasena, kes on seda 2 korda läbinud. Ma olen mingi väiksed tiitlid ja olen pannud endale seina peale. Ja siis me käisime selle läbi ja sellepärast, et sinna minek maksab raha. Esimene kord, kui ma üksi läksin, siis ma olin tollel ajal, olin aktsiad ostnud endale ja siis ma müüsin ühe Leedu ettevõtte aktsiad maha, kuna nad läksid turult minema ja see raha, mis ma olin algses nagu investeerinud ja see raha, mis ma kasumiks sain, see kattis mu selle õppekulu ära, mis oli big win. See oli väga suur. Ja. Ma olen tänulik isale, kes ütles mulle, küsisin isa käest, et mis ma oma 7000 krooniga teen, ta ütles, et ma ei tea, osta seda ettevõtet, et tal oli ka seda. Thanks, paps. Ja isa soovitusel on ju. Tasub kuulata vahel vanevaid. Vahel jah, tasub kuulata, mis nad ütlevad. Ja siis, aga selleks, et minna Chicagosse nüüd 5 meil oli raha vaja ja kellegi raha polnud. Ja siis me olime, et kuule, aga hakkame pakkuma improetendusi. Ja meie esimesed kliendid olid
Eestimaa koolid, et me saatsime nagu lihtsalt hullult palju emaile mingi, hei, kuulge, tuleme, teeme teile improetenduse, käisime 25 euro eest, 50 euro eest, 300 euro eest. See oli kamba peale. Kamba peale, nagu pool muidu peaaegu tasuta, lihtsalt mis iganes sendi me saime, panime lihtsalt sinna fondi ja selleks, et me saaksime, siis me avastasime, et kuidagi peab arveid esitama, siis me asutasime siukse juriidilise keha nagu MTÜ Improkraatia. Ja Improkraatias sai alguses meie brändi nimi ka, ajutine nimi, mis ajutiste asjade puhul on see, et nad jäävad. Ja siis, aga meil oli suur sponsor, selles mõttes Andres Kalle, kes on ka üks Ruutu 10 asutajaliige, tuli ka meiega Chicagosse, ta on tarkvaraarendaja, oli juba siis tarkvaraarendaja, ehk siis ta ujus rahas, siis ta sisuliselt oli niimoodi, et me võtsime talt nii-öelda eraisikuna nagu 0 intressiga laenu, et käia ära seal ja siis me hiljem nagu tegime nagu Ruutu 10 tellimusi ja siis me nagu maksime talle tagasi kogu aeg seda raha, aga ettevõtlus sündis sellest, et meil on vaja minna sinna Ameerikasse, tegime MTÜ Improkraatia ja siis hakkasid tulema esimesed sellised improetenduste eratellimused ja sealt nagu see kasvas välja ja siis me olime nagu, aga meid hakati kutsuma ja inimestele meeldis. Ja niimoodi see asi kasvas ja tänaseks päevaks ongi siis selline impro meelelahutuse pakkumine juubelitel, firmapidudel, suvepäevadel, talvepäevadel, seminaridel, konverentsidel, koosolekutel, kus iganes, aiapeol, grillpeol, vanaisa sünnipäeval, et nüüd ongi see nagu üks meie 3 põhitegevus, üks meie nagu selline suund, mis me teeme, meie nagu selline käibe, millega me endale käivet teeme. Sa rääkisid ennem, saate väliselt, me korra arutasime seda, et inimestel, kellel on näiteks esinemise hirm või kui palju on sellist klientuuri just improtajal, kes nagu, et tuleb mõni, ma ei tea, tähtis äri nina näiteks, tahab, et kuule, nii jahe on, kui ma hakkan minema, nii kõhedaks läheb, eks ju, et tahaks, et lihtsalt õpetage, et sageli minnakse ju näitlejate juurde, aga kuidas teieni jõuavad need inimesed, oled sa nagu kuidagi kogemust nagu, mis su kogemus on? Kui nad lähevad näitlejate juurde või nagu eraldi meie juurde on tuldud selles mõttes. Näiteks üks mees käis meil improõppes esimeses moodulis, läbis kursuse sissejuhatus improsse ära ja ta ütleski, et ta ei tule sinna sellepärast, et hakata improviseerijaks või meelelahutajaks. Lihtsalt näeb, et sellel asjal on mingi potentsiaal, et ta saaks oma müügimehe oskuseid lihvida, suhtlusoskuseid lihvida. Ja siis ta eristas mulle 2022 aasta novembris, et kuule, Rauno, mul on 3 müügimeest vaja välja koolitada. Et kas ma võin saata nad sulle sinna kursusele ja ma ütlesin, et kuule, mul just see kursus hakkas, aga las nad käivad avatud improtunnis, et nad saavad seal ka ennast nagu treenida, aga selles mõttes praegu Ruutu 10-ga me seda rada nagu ei aja. Meil on teine bränd, on Be Wise, rakendusimpro koolitused ja seal siis mina ja Toivo ja siis on veel käputäis improviseerijaid, kellega me käime, kasutame improõppemeetodeid, seda nimetatakse rakendusimproks ja kasutame neid praktikaid, et õpetada inimestele siis avalikku esinemist, ehk siis Toivo väga hästi just rääkis nagu seda dünaamika lahti, et sa saad rääkida nagu rahvaga, nagu avalik esinemine, sa saad rääkida üks-ühele, ehk siis selline suhtlussituatsioon, kus räägime omavahel juttu ja siis on nagu grupitöö, et nagu me 10 grupis töötame. Et seal me nagu teeme seda asja, et seal me kasutame impro tehnikaid, et aidata inimesi mitte nüüd saada heaks meelelahutajaks, aga lihtsalt saada paremaks suhtlejaks, paremaks esinejaks, mis iganes sihuke töine olukord on. Ja see on ka lahe, et tegeled improga, et kui sa algas, sulle lihtsalt meeldis, see tegemise rõõm oli, aga vaikselt, mida rohkem sa lähed sinna sisse, seda rohkem sa näed ka neid väljundeid. Ka mina olen Ruutu 10-s käinud, et ma tegelikult olin 3 aastat Ruutu 10-s. Ja minu jaoks Ruutu 10 ongi just see koht, kes on toonud selle improvisatsiooniga inimestele lähemale, sest tihtilugu ongi, et on stuudiod, aga pigem teevad etendusi, käivad eratellimustel, aga ei olnud vähemalt, ma ei tea, praegu on võib-olla äkki natukene rohkem seda, aga te olite just esimesed, kes hakkasid
tegema igast jämme ja kõik olid oodatud. ja näiteks meie üks selline teenus või sündmus, mida me korraldame, on avatud improtund. Korraldame Tallinnas, Tartus ja see ongi Ainulaadne tegelikult vist. kas ei ole? Ütleme, et ma arvan, et jah, nagu kogu selle tegevus, kogu selle sündmuse mõte ongi see, et sinna saab tulla inimene lihtsalt improtama ja tal ei teki mingi püsivat kohustust, et mingi grupi ees, et ma pean kohal käima. Ma olen septembri 2. esmaspäeval käisin, järgmine kord saab minna aprilli lõpus ja see on okei. Ja seal ei olegi, see ongi, et nagu sa saad tulla korraks, hüppad sisse, lähed ära ja ta töötab selles mõttes, et me saame sealt palju inimesi läbi ja ta töötab selles mõttes ka hästi, et seal, kellele reaalselt meeldib see, siis ta avastab peagi, et hei, avatud improtund on tore, aga kui ma tahan midagi rohkemat teha, ma pigem tulen Ruutu 10 improõppesse, ühinen esimese mooduliga ja sealt siis ta juba iga mooduli lõpus ta saab otsustada, et kas ta tahab nagu minna selle impro komöödia tegemisega veel rohkem süvitsi või ta tundub, et ma sain juba piisava kätte, ma nüüd lähen, liigun eluga edasi või siis tahab, et jah, et nagu Ruutu 10 meie idee on see, et meil on nagu 3 eesmärki või visiooni. Esimene on kvaliteetne improkomöödia siuke tase Eestis, et on veel teisi grupeeringuid, kes ka seda nagu taotlevad, aga see on üks meie eesmärke, mida me tahame teha, et me raiume seda, ronime aina kõrgemale kvaliteedi mäge mööda üles, et aina paremat etendust pakkuda, aina paremat improelamust pakkuda. Et see on nagu selline, kus meie siis väga-väga treenitud tipus olevad siuke tuumik tiim tegutseb, siis aga see mägi on ju, see on hästi palju selliseid nagu puhkebaase, et käin kord aastas improt tegemas, selline väike siuke lahe ala, siis ma käisin moodulis, ma tahan mõnikord lavale ka minna, ma tahan, et mul oleks enda improetendus, oma show, et see nagu graduaalselt igale poole, sa saad kuskile ennast nagu panna ja näed, et seal on veel inimesi, et sa pole üksi. Kas mul tekkis küsimus selle kohta, täiesti puht korralduslik. Kas te mõtlete ise neid struktuure välja või sa jälgid mingeid enda õppeid, mida sa kunagi oled teinud? Väga palju. Me kasutame neid asju, mida me oleme õppinud, et USA-s improkomöödia sellisel kujul, nagu meie õpetame, on olnud juba tegelikult, võiks öelda, isegi 50 aastat ja tegelikult nüüd juba rohkem. Et seal on väga palju struktuure, aga meie enda nagu kogemuste baasi kasvamisega on, me mõtleme ise formaate välja. Näiteks, see, kes kuulab praegu, ma mõtlen improformaat, ei saa mitte midagi aru. Aga me õpime me loome ka enda, me ei kopeeri ainult asju, mida me oleme õppinud, aga me loome ka enda asju. Loomise koha pealt siis alguses oli kõik vahva tegemine, et koos tegemine, aga vaikselt asjad nagu muutusid tõsisemaks, rohkem oli vaja siis arvatavasti mõelda neid struktuure, turundamine, kogu see pool. Palju raha on. Et üldse mingeid asju teha saada, sest et ütleme igasugused, kõik tore on, aga kuhugi läheb ikkagi midagi välja ka alguses tavaliselt. Näiteks see, et teie stuudio, kui suur tegelikult lugu, kõige selle taga on, et kui suured sammud, kui palju on tegelikult olnud ka seda toetust teistelt, et seda koos tegemist. Ma ei tea, et kas Ruutu 10 läheks ka tänapäeval, nii nagu ta läheks, kui poleks võib-olla olnud teie särasilmis, mis teisi inimesi ka tõmbas juurde, et see tänu sellele, et teil oli need 10 esimest inimest pluss, et kogu see kogukond, et kogu see asi on teid hästi edasi viinud ja hästi lahe on seda näha, et kui suur laeng tegelikult on olnud sellel kõigel taga ja sina ja Toivo, Martin olete olnud nii-öelda selle eesotsas. Mulle hullult meeldib, et te tegite alguses saati seda koostööna, võttes nagu kõrvale võib-olla, mis on teile kõige ligilähedasem võib-olla minu peas, paranda mind, kui ma eksin nagu, aga näiteks koomikud, et nemad on sooloartistid tavaliselt. Küll liiguvad gruppides, aga selles mõttes, mis tegi teie selle loo ainulaadseks ja unikaalseks, et te otsustasite nagu, et teil oli mingi tuumik, mis hakkas seda kogu, et teil oli päid, kellega mõelda, kellega minna, vaata. Küll aga kindlasti olid seal ka omad dünaamikad, kes nii see kipub olema lihtsalt, et on inimesed, kes ajavad neid
ma ei tea, tehnika asju ja siis oled sina, kes oled visioonide looja või noh, et kuidas see nagu teil struktuuri poolest, et kas sa arvad, kas üksinda teha sellist asja, kas on võimalik üldse? Okei. Hästi palju küsimusi, Ja. I'm sorry. ma ütlen seda, et ma natuke kirjeldan, kui naeruväärne meie see ettevõtmine alguses oli, Nii. eks. Et tegelikult me võime nagu Ruutu 10 ettevõtluse algusajaks lugeda, ma ei tea, aastat 2017. Okay. Sest see, mis enne seda toimus, oli... Kas see oli juhuslik? Nagu ei, 2017 me olime nagu, see oli, vaat ma rääkisin, kuidas Toivo oli seal lennujaama juures juba teist tööd tegemas ja et 2017 oli see, et kas me teeme seda või ei tee seda. Ja siis me olime, me teeme seda. Kas teil nagu asi nagu kulmineerus kuskile lihtsalt see 2017? 2017, seal oli meie algne tuumikgrupp lagunes laiali. Et inimesed said täiskasvanuteks, ülikooli aeg sai läbi ja noh, siis sa hakkad tegema täiskasvanulikke otsuseid, eks sa lähed tööle. Veena, see võtab kõik kokku, lähed tööle, on ju. Ja siis, ja noh, kui sa käid tööl, siis noh, et nagu seal nagu tuli see lõhe, et noh, minu jaoks see asi pole, nagu ta on nagu hobi, aga ta ei ole hobi, ta on kirg. Ta on nagu selline, noh, ma lihtsalt... No nagu sa ütled, et su kõik ringid läksid sinna tagasi, eks ju. Et see nagu minu jaoks ei ole hobi, see on mu elukutse või elukutsumus. Ja need, kelle jaoks oli hobi, siis seal nagu tekkis see lõhe, et sa nagu, et mingi saame teeme nädalas, kord nädalas proovi on ja siis kord kuus esineme, vaata siuke nagu jämmime on ja sa oled, mind ei rahulda jämmimine. Ma tahan, et see oleks nagu, ma tahan, et see oleks nii hea, et inimene, kes vaatama tuleb, tal jookseb ninast verd. Ma tahan, et see on nii hea lihtsalt. Ja ütleme, et pooled siis liikusid nagu oma eluga edasi, et nad nagu Ruutu 10-ga nagu seotud ei olnud. Praegu on päris paljud nagu tagasi nagu harrastavad improt. Et nad olidki, nad tahtsid seda, mida Ruutu 10 praegu pakub, võimalust harrastada improt. Aga mina ei tahtnud harrastada, ma tahtsin, et ma isegi tegelikult, mul on hea meel, et ma saan sellega nagu raha teenida, aga ma tahan lihtsalt teha nii head improkomöödiat, et ongi... See on üks ju väljendusviis, vaata. Et siis oli jah see, et siis meil oli tollel aastal, see vist oli 2017 aprillis, oli siis mina ja Toivo olime seal Endla tänaval, seal on see, tollel oli Statoil see. Ma ootasin oma bussi, millega Tabasalu sõita. Ja siis olime Toivoga seal parklas ootame minu bussi ja me oleme nagu, see oli enne, kui me võtsime improstuudio. Nagu see oli lihtsalt nagu, mida me teeme? Toival on võimalus minna lennujaama tööle. Minul suuri võimalusi polnud, kuna ma olin 100%, et me igal juhul vahet mis juhtub, ma olin viisi, kuidas improt teha, kas või ma lähen Eestist minema, vahet pole. Et olime seal parklas, mis me teeme? Ja korraks oli variant, et me hakkame Toivoga kahekesi. Lihtsalt teeme oma kahekesi, käime eratellimustel ja ongi kõik. Kõik, mis me teeme. Ja siis me olime, et okei, me võime alati hakata kahekesi tegema seda, et see võimalus nagu ei kao ära. Lihtsalt proovime, nagu võtame, proovime seda ja me rentisime siis, võtsime üürile Kotka tänavale ühe ruumi, sellest sai Ruutu 10 improstuudio ja sinna tegime endale, tekkis meile kontor sinna, seal on prooviala ja siis me nagu hakkasime lihtsalt pihta, et avatud improtunnid, võtsime sinna endale esimese tudengitiimi, aastapikkune õppeprogramm, kus ma õpetasin. Ja järjest asi nagu hakkas kasvama ja nagu koroona küll tõmbas mõnusalt mitu aastat nagu seda arengut tagasi, aga jah, et see, mis meil praegu on, mis meil on, kui ma mõtlen aastasse 2013, kui me olime Tartus Andrese köögis, kui me mõtlesime, et teeme selle grupi, siis see on nagu, kui keegi, see tundub, tolles hetkes tundub see nagu nii ajuvaba, et meil see asi võiks olemas olla. Ja kuigi me oleme 10 aastat teinud, siis ma ei tea, mina näen, et sellel asjal on potentsiaali. Ma ei näe probleemi, miks meil ei võiks olla mingil hetkel improkomöödia teater, nagu selline oma place, oma maja, seal on selline, siuke komedibaar, sa lähed baari, võtad endale mingi joogi ja siis lähed istud saali, siis improviseeritad lavale ja siis
noh, improviseerivad, publik naerab ja noh, kõik on ja siis on seal kõrval on veel impro, noh, põhiliselt ma kirjeldan sulle Chicago improskeenet, jah. Ma just tahtsin küsida, et kas sa oled saanud oma inspiratsiooni just selles suhtes, et sa tead, mida tehakse näiteks, noh, nagu sa ütled Chicagos on ju, aga teine asi on see, et ma eile arutasin Ritaga hästi pikalt, sest mina ei tea improst tegelikult sisulise poole pealt mitte midagi. Ma tean, mida te teete, ma tean enam-vähem, ma ei tea, kuskil filmidest oled mingid katkendeid näinud, mida improtatakse, eks ju. Nice. Aga mul on üks nagu küsimus, et see ei ole klassikaline näitlemine ja Rita üritas eriti mulle seda eile selgeks teha. Et inimesed võtaks seda tõsiselt, mis on sinu arvamus, noh, sinu tegevust, sest see ei ole klassikaline näitleja, eks ju. Et ma tõin Ritale eile sellise näite, et nagu on erinev muusikastiil näiteks, et noh, ma ei saa öelda, et näiteks džässilaulja oskab, ma ei tea, rocki laulda ja vastupidi ja mis iganes, et ütleme, kas improtaja on näitlemise nagu mõttes, siis ta on eraldi nii-öelda liik, mis võiks täiesti iseseisvalt toimida, kui ütleme, noh, sa ei tee ju seal draamat, eks ju, või sa võid teha, aga kas improtaja on siis mitmenäoline näitleja, kes on täiesti oma etteseisev liik? Ei no, selles mõttes, kui nüüd meil on improteater ja nagu see konkreetne nagu see teatriliik või siis teatriliik, siis seal on konkreetsed oskused, mida sul on vaja osata. Kui sa oled repertuaariteatris näitleja, sul on väga konkreetne oskuste pagas, mida sul on vaja kasutada. Kui sa oled filminäitleja, sul on väga konkreetne oskuste pagas. Nüüd, kas öelda, et improviseerija on nagu kuidagi laialdasem või kitsam kui midagi muud, siis ta on see, mis ta on improviseerija. Olgu. Kui on inimene, indiviid, kes on õppinud improvisatsiooni, improkomöödiat, saab seal hakkama, on käinud, treeninud ennast filminäitlemisest saab hakkama, et Ruutu 10 ei ole ühtegi treenitud näitlejat, nagu 0. Mitte ükski Ruutu 10 näitleja pole treenitud, noh ma praegu treenin ennast ühes selles FAA Finnish Actors Academy's, aga noh, kui ma selle läbi teen, ega ma ei ole ma ei ole ühegi Eesti akadeemiliselt treenitud näitleja või pedagoogi arvates, noh, nagu näitleja. Ma olen elu lõpuni harrastusnäitleja, kuni ma ei tee seda kutsetunnistust endale. Et jah. Mul jõudis sellest nüüd kohale, et tõepoolest sa mainid kutsetunnistus ja noh, ka minu lähedane sõbranna õpib näitlemist ja ta õpib filminäitlejaks. Ja ta ütles ka, et saad aru, ma ei näe väljundit lihtsalt, et Eestis see turg on tegelikult väga nagu kitsa pudelikaelaga. Et selles mõttes nagu kudos, et sa viitsid teha nagu midagi sellist, nagu sa näed, sul on see tulemus kuskil kauguses on ju, või noh, selles mõttes, et täna veel ei ole füüsiliselt sükest, noh, nagu sa räägid, eks ju, kui sul on paar ja kõik asjad, tegelikult see annab nii palju innustust sulle edasi veel tegutseda ja tegelikult ütleme, vaadast teie tähelendu nagu järjest rohkem inimesi on ju huvitatud sellest. Kuidas ise mul meeldib, et sa ütlesid vaadates meie tähelendu. No muidugi, kuidas siis muidu? Meie tunneme, et see ei ole tähelend, see on teotee. Teotee. No tigu roomab peenra vahel ja loodab, et keegi peale ei astu. See on päris hea võrdlus, aga küll, aga selles mõttes kui arvesse võtta seda, et ütleme 12 aastat tagasi, eks ju. Ütleme Ruutu 10 siis 10 aastat tagasi. 2013, 11 veebruar on... Kohe saab ju, noh, ongi. Et 10 aastaga ma usun, et kuskilt, noh, juba see, et te teete kvaliteetselt seda asja ja on inimesi, kes on huvitatud sellest, see on juba väga suur samm, kui sa mõtled, et seda ennem praktiliselt ei eksisteerinud. Ja see oli null, nagu me saime üles ehitada sisuliselt, noh, ütleme väga niši, aga omaette tööstuse ja valdkonna Eestisse. Ja see töötab. Ja, aga see on nagu väga julge, et tegelikult, et ongi, et nagu sa ütlesid, et paljud jõudsid sellesse kohta, et sedasi, et kas minna tööle või hakata tegelema sellega, et mis on sinu kirg tegelikult niimoodi mõelda. Väga julge sinust, sa julgesid minna mööda oma kirge. See tähendas ka seda loomulikult, kogu see ettevõtluse pool on selle taga ka võib-olla, mida paljud inimesed ka kardavadki just, et siin on nii impro, mis on avastamatama, pluss sa oled ettevõtja, mis on ka väga paljudele ikkagi hirmutav, võtab kangeks ära. Toivo võttis hästi kokku meie ettevõtmise. Ta oli nagu, Rauno, me oleme alustav ettevõte, noh, juba väga halb väljavaade on ju, alustav ettevõte.
nagu suur tõenäosus, et ta on. Ja nad ütlevad, et esimesed 2 aastat, kui sa suudad majandusbilansi saada nulli, siis sa oled juba nagu... Jah, ühesõnaga alustav ettevõte. Me toome maale täiesti uut asja, mida eestlased ei tea, nagu teadlikkus puudub. Ei tõsta meie tõenäosust edukuseks, on ju. Me tegutseme kultuurivaldkonnas, mis on alarahastatud ja meil on nagu mingi jackpot, nagu 3-3-st nagu mingi kui sa, et jah, ma ei tea, nagu come on, hallo, see on nagu tundub lihtsalt idiootne asi, mida teha, ja sa saad ka küsimus, et kas see ettevõte, see ettevõte sündis vajadusest, see ettevõte lihtsalt, mingil hetkel me lihtsalt saime aru, me juhime ettevõtet ja tegelikult mingil hetkel me saime aru ka sellest, et kuna meil on õpilased, meil on inimesed, kes on nagu arvestavad Ruutu 10-ga, arvestavad, et see ettevõte eksisteerib, et see teenus eksisteerib, et meie eksisteerime, siis me saime aru, et me enam ei vastuta sellest, et meil oleks nagu, me ei vastuta enam enda eest, me vastutame väga paljude inimeste eest, kes on oma elus arvestanud, et me oleme olemas. Ja see nagu, aitas ka panna selle paika, et me peame selle ettevõtluse organisatsioonilise poole nagu korda tegema. Te pead kokku võtma ennast põhimõtteliselt. Impro, eriti see impro, mis sina teed, on, mina ütleks pigem lõbus, eks ole, lahe, tore on olla seal. Ma ise mäletan ka, et pärast tööpäeva võisin energia või hästi madal olla, lähen improsse. Ei mäletagi juba seda tööpäeva, hullult lahe on. Sinule ju ka meeldis see impro just ju vist sellepärast, et see oli vabastav. Kuna tulen jälle selle ettevõtluse poole, et kuidas sa seda balansseerid, et see ettevõtluse pool, mis võib-olla ei pruugi alati nii lõbus ja vahva olla? Jah, tegelikult ta on lõbus. On lõbus. Kas olete endale, kas on siis see mindset? See on, esiteks ma ei tee asju, mida mulle ei meeldi, nagu ma teen asju, mis mulle meeldib teha. Ma tegin raamatupidamist väga pikalt. Ma ei lähe detailidesse, aga ma ei ole raamatupidaja ja ma tegin seda väga valesti. Meil on raamatupidamisteenus, that's covered, eks. Jah, ma ütlen seda, ma teen asju, mis mulle meeldib seda ettevõt, nagu mul oli moment, kus ma nagu peaaegu, mitte ei põlenud läbi nagu meditsiinilises mõttes läbipõlemine, aga selline nagu, väga halvad tunded olid kogu selle asja vastu. Siis ma tegin väga palju asju, mis mulle ei meeldinud. Näiteks mu ülesanne oli 3 korda nädalas monteerida videosi sotsiaalmeedia jaoks, nagu lihtsalt ma olin nagu mingi videomonteerija. Ei ole nagu isegi nii palju videomaterjali, mida üles panna, sa nagu imed nagu mingi kuskilt nagu mingit asja välja ja siis sa paned üles ja siis sa oled nagu, paned teiste videosi üles, siis mõtled, tahaks tegelikult ennast artistina turundada ja arendada, aga ma panen kellegi teise videot, mis minust ei ole isegi nii naljakas, kui ta peaks olema. Ja siis nagu põletas mu läbi ja siis kuidas sa sellest välja tulid? Ma tunnistasin, et ma põlesin läbi. Ma palusin vabandust Martin ja Toivo käest, et ma olin selline M2N-iga, eks ole. Ja siis me rääkisime nagu, ja ma ütlesin, et siin on asjad, mida ma olen nõus Ruutu 10-s tegema. Ja siin on asjad, mida ma ei ole nõus tegema. Bad management. Ja leiame inimesed, kes teevad neid asju, mida me ei ole nõus tegema. Sest et võiks olla mingil määral ikkagi nauditav protsess. See on teie puhul selles mõttes väga huvitav nagu küsida just, et vaata, teid oli mitu. Ehk siis tegelikult mingil hetkel on see osa vältimatu, vaata, et et väikeettevõtluses või ütleme small scale business owner Eestis selles mõttes ongi, et kui sul on veel mitu inimest seal, tegelikult need rollid, et kui sa nüüd alguses nagu lahti ei räägi ja pärast nagu sulgi, et sa ütled, et sa tegelikult sisuliselt põlesid läbi, kuna sa ise ei rääkinud sellest, et sul ei sobinud mingisugune asi. Tegelikult ma ise algul ei teadnud ka, et see ei sobi mulle, nagu ma olin, jah. Aga mis ma tahtsin küsida, ongi see, et kuna sa ise tundsid, et sa tahtsid teha midagi, tähendab, sa panid välja midagi sellist, mis sinule endale ei meeldi, kuidas sa nagu ettevõtte seisukoha pealt nägid seda, kas see oli nagu kasumlik või see lihtsalt sulle ei sobinud see tegemine, et sa nagu põhimõtteliselt tunnistasid, et need pädevuse piire ja ütlesid, et kuulge, võib-olla minule isiklikult ei meeldi, aga ettevõtte jaoks on see nagu vajalik. Tagasi vaadates selle tegevuse nii-öelda see, kui palju ta pingutust nõudis ja kui palju mis ta kasutegur oli, siis ta oli mõttetu. Et ütleme, et kui keegi ütleb, et Rauno, ma tulen tasuta, teen sulle, lõikan videosi iga päev. Lihtsalt, ma nagu, lõika, anna minna, nagu ma ei takista sind, palun tee seda. Aga kui aga ma ei lähe kellegi juurde mingi, kuule,
lõika videosi kokku, sest et see on hullult hea asi, mida teha. Noh, nagu maksame raha ka selle eest, noh, et niimoodi selle kasutegur oli nii väike. Aga me tol hetkel ei teadnud seda lihtsalt, et kas see oli mingi ämber, mida te läbi kolistasite nii-öelda selles kohas või? ta polnud nagu nii suur selles mõttes nii suur ämber. See asi lõppes lihtsalt koroonakriisiga. Et lihtsalt nagu sai üldse läbi nii-öelda. Koroona oli meie jaoks nagu siuke great purge või siuke hea puhastus tuli, et sel hetkel me olime nagu, oota, mis asi see Ruutu 10 on, mida me teeme nagu, mis on need tegevused, mis on meil olulised? Sest et kui sul on nagu, kui sul läheb hästi, sa hakkad, läheb hästi, võimalused, nagu sa hakkad, võimalused tulevad, sa haarad kõikidest võimalustest ja ahmid ennast täis ja lihtsalt teed ja lõpuks oled nagu kaelani võimaluste sees, aga võimalused nõuavad ka nagu tegutsemist ja siis see tegutsemine nõuab aega ja see on piiratud ressurss. Jah, et meil kadusid võimalused ära ja siis me olime, et mis on see üks asi või kaks asja või kolm asja, mis defineerib Ruutu 10. Ma tükk aega on peas olnud, tahtsin tegelikult kirjeldada teile, kuidas me algusaastatel oma ettevõttes asju tegime. Nii. Meil oli 10 asutajaliiget, on ju. Me tegime üks hetk ka OÜ 9 asutajaliikmega. Nii, kuidas see läks? See läks niimoodi, et aastaid hiljem meil oli hästi palju notaris kokku saamisi. Ma tahtsingi just selleni küsida, et kui palju te siis notari juures käite pärast ikka käisime, seal mingi volitasime ja möllasime, et aga on teil ikka osalused on ikka ebavõrdsed, on ju? Ei, meil on 3 osanikku ja on võrdsed. Sest tegelikult ma kunagi kirjutasin äriplaani enda ettevõtmiste jaoks ja seal kirjutati lahti ja kirjeldati lahti alati 49 ja 51. See mõttes, et meil on, meil nagu... Et nagu täiesti jäigalt ei tohiks olla nagu 30-30, on ju? Ja, meil ei olegi niimoodi. Minul on Martinile sama palju ja Toivole on mingi 0,1% rohkem. Ja. Aga ma tahtsin kirjeldada, kuidas me alguses oma asju korraldasime. Ühesõnaga, meil on 10 tükki ja ma ei tea, turundust on vaja teha. Ja me oleme, kes tahab turundust teha? Siis Evelin on. Evelin, sa oled turundusosakonna juht, eks? Teil oli võimalus juhte isegi valida ju muidugi. Evelin oli turundusosakonna juht. Mina olin finantsosakonna juht, eks ole. Nii. Siis Martin oli, ma ei tea, eratellimiste osakonna juht ja mingi erinevad osakonnad olid. Eks. Aga vaata nüüd, mina töötasin Evelini turundusosakonnas turundajana, et Evelin andis mulle ülesandeid. Ja siis mina olin finantsosakonna juht. Ma võtsin Enelile tööülesandeid, mida teha. Aga nüüd meil oli 10 osakonda, igal ühel oli oma osakond ja kõik töötasid üksteise osakondades. See ei olnud vahva. See kõlab vahvalt. See kõlab nagu lihtsalt koomiline sketš, kuidas ettevõtet teha. Kõik olid kõige alluvustes. Ja kõik... Nüüd organiseeritud kaos natuke. See oli lihtsalt nagu, oh my god, see oli nii loll. Ja see, aga vaat see koht tegelikult ka, et ta võib töötada, aga lihtsalt see koht eristada, et kes praegu räägib kellega. Sa kogu aeg olid nagu mingi, pluss, aga me alati olime improviseerijad, kes räägivad juttu ja teevad improviseerijad. Ja koosoleku ajal ka, see oli lihtsalt üks bardakk. Kuule, aga mul on üks küsimus selle kohta küll, et kui te välja tulite selle oma OÜ-ga, siis sellel hetkel on ju, kas teil oli konkurente ka? Sa ütlesid peaaegu, et olematu, aga mis oli sinu ajand, et teha, et kas need sinu näiteks, et mis sa arvad sellisest lausest, et ole erinev, mitte teistest parem? Ole erinev, mitte teistest. See on, mis ma arvan sellest lausest või? Ja, et nagu selles mõttes, et siis ei olegi ju konkurentist, et sa oled teistsugusem. See mõttes, et kui sul on valida, kas olla milleski parem või olla unikaalne ja ainus, siis ühel juhul sa konkureerid kellegiga, teisel juhul sa teed oma asja. Teisel juhul mitte keegi teine ei saa teha seda, mida sina teed. Seda kogemust ära võtta, on ju. Et kui ma valin, kas olla parem konkurendist või mitte omada konkurenti, siis pigem olen ilma konkurendita. Ma olen küll niimoodi. Et aga, mis see... sa küsid OÜ vaata kohta, et asi on selles, et me ei teinud ettevõtluskehasi sellepärast, et nüüd me hakkame ettevõtet tegema. Ütleme, naiivne enesekindlus on märksõna, mis meid nagu terve selle aja nagu saatis. Mina alustasin kogu selle asjaga 19-aastaselt. Ma lihtsalt kirjeldada, kuidas ma ettevõtlusmaastikku nägin. Ma käisin Tallinna Majanduskoolis väike ettevõtlus erialal. Mis kõik välja tuleb? Ma õppisin seda. Ma ei lõpetanud, ma käisin 2 korda, ma läksin võtta programmiga ka tagasi, aga ma kumgi kord ei lõpetanud, kuna
ma nägin, et see asi, mida noh, nagu ma nägin, et sa õpid kiiremini, kui sul on ettevõte, kui mängides ettevõtlust kuskil teooria kuubis. Et alusta enne, kui sa oled valmis see teema. Ja lihtsalt hakka mingit teenust pakkuma või toodet tegema. Oota, tahtsin öelda, et me lihtsalt, ma isegi ei tea, miks me selle OÜ tegime, aga kas me tegime selle OÜ? Nüüd see OÜ on ikka alles. MTÜ Improkraatia me panime kinni, kuna seda meil polnud vaja enam. See on jah põhiline siuke rahastusteema, vaata, et sa saad taotluse mingid, jah. Aga mul on huvitav küsida, et nagu sa mainisid, et teil olid need erinevad osakonnajuhid ja nii edasi, aga sa ise, et kuidas sa ennast kirjeldad? Kas sa oled Rauno või sa oled Ruutu 10 Rauno? Kuidas Kui sa hommikul ärkad, kumb sa oled? Kas ma olen tõsielusarja Ruutu 10 peategelane? Jah. Ja. Mis sinu background music on? Okei, ma ikkagi olen Rauno, aga ma olen Ruutu 10 asutajaliige, juhatuse liige ja ma ikkagi vaatan ennast kui selle brändi nägu. Ma olen selle brändi nägu selles mõttes. Ma ei ole maskott, aga kui inimesed mõtlevad, ma arvan, et kui inimesed mõtlevad Ruutu 10 peale, siis nad mõtlevad kas minu, Martini või Toivo peale. Et me oleme need 3 brändi nägu selles mõttes. Ja meie ettevõtte väärtused on nagu, nad on minu väärtustega kooskõlas. Ma esindan enda väärtuseid, aga see ettevõte, mille loomisel ma olen kaasa löönud, väljendab samu väärtuseid. Et ma ei käi ringi, ma ei väljenda Ruutu 10 väärtuseid, lihtsalt meil on samad väärtused. Et selles mõttes ma näen seda, et Ruutu 10 kui bränd, Ruutu 10 bränd on eraldiseisev minust. Ta ei ole osa minust. Ma olen selle loonud, aga ta on ikkagi minust eraldi. Et see point on selles, et kunagi tuleb aeg, kui mind ei ole, aga Ruutu 10 peaks edasi elama. Et see on nagu see idee. Kui Ruutu 10-s midagi läheb, ma ei tea, midagi läheb halvasti, ma ei tea, mingi eratellimus kuskil kellelegi ei meeldi, siis ma ei võta seda isiklikult. Ma olen nagu okei, meil on mingi probleem, me peame selle ära lahendama. Me ei ole nagu, kui keegi ütleb, et Rauno on nõme, siis ma ei näe, et nagu, kui mina olen nõme, siis ma näen, et see kahjustab Ruutu 10 brändi mainet. Sellepärast ma ei võimalikult harva olen nõme. Ja, olen piiranud seda nõmerats olemist nii palju kui võimalik. Sorry, ma korreksin, aga ma hakkasin mõtlema just selle mõtte alt ka, et nagu kui sa hommikul ärkad, et kas see on asi, et kas sa oled nagu siuke, ma ei tea, selline nagu tiramisu, vaata, et sa oled need küpsised on läbi imbunud, nagu, et sa oled nii läbi imbunud sellest teemast, et sellest Ruutu 10-st, et kui sa ärkad hommikuti, siis kas sa tunned, et sa teed lähtuvalt enda seisukohast mingisuguseid otsuseid, lükkeid kui artistina või sa teed seda Ruutu 10 ettevõtte omanikuna ja osanikuna? Seal on erinevad otsused. Okay. Jah, et on ettevõtte otsused, mis on ettevõtte jaoks olulised. Loomulikult juhatuse liikmena ma ei tohi teha ettevõttele kahjulikke otsuseid. See on seadusega keelatud või mingi teema. Mingi teema. Öeldakse nii. Inimestele ei meeldi, kui juhatuse liikmed teevad ettevõttele halba otsuseid. Ma ei tea, mis neil värk sellega on. Ei tea, jah. Mingi väga imelik tabuvärk. Jah, võiks natukene harida ennast. Ja. Ja siis on, ma teen ka enda artistina teen ka otsuseid. Loomulikult artistina ma tegutsen Ruutu 10-s. Et mul, aga aeg-ajalt võib-olla väga palju pole, aga ma loodan seda, et see kursus, mida ma praegu läbin, et ma saan sellega võib-olla mingisuguseid töid, mis ei ole nagu otseselt improtööd, et nad on mingi teistsugused tööd. Tahtsin ka jõuda sinna küsimuseni välja, et kuna ütleme Ruutu 10 nagu ta tegutseb, ta toimetab, sa oled nagu selle juhatuse liige, sa oled kõik muu on ju ka, aga kas sa näed mingil hetkel tulevikus ka sellist osa, kus näiteks ütleme mingisugused tuntud bändid, kes lähevad näiteks mingil hetkel mitte laiali, aga üks inimene hakkab soolot tegema. Kas sa oled nagu tundnud, et mingil hetkel et sa lendad nii-öelda sellest pesast välja, aga ta ikkagi on sinu küljeluu, et sa oled nagu eraldiseisev inimene, eraldiseisev bränd ja või kas või näiteks õpetajate õpetaja olla, et sa tood, et nagu kuidagi arendad seda enda osa sealt edasi, et mingid teatavad piirid ikkagi ettevõttes tekivad lõpuks. Ja nagu väljenduslikult nagu piirid. Ütleme niimoodi, kui ma tahan
hakata tootma autodele suverehve, Jah. no seda ma Ruutu 10 ei saa teha, eks ole, see on lihtsalt tekitab palju segadust, siis ma teen seda eraldi, eks. Kui näiteks ma olen mõelnud, et on improvisatori, ma ei ole mõelnud, et on olemas improvisatori impeerium, nad on olemas, aga ma olen mõelnud, et oleks lahe nendega ka mingeid projekte koos teha ja neil on üks lahe etendus tulemas, on see improviseeritud Shakespeare ja see mulle meeldib, ma tahaks seal kaasa lüüa ja näiteks minu nagu nüüd seal ma otsustan nagu on artistina, mõtlen, et ma läheks lihtsalt sinna projekti kaasa, teeks kaasa seal asjas. Aga samas ma olen nagu Ruutu 10 juhatuse liige, see on nagu, et ma pean mõtlema ka selle peale, et mis see kommunikatsioon on, et kas Ruutu 10 teeb impeeriumiga koostööd praegu, see on niisugune koostööprojekt või Rauno teeb koostööd ja nüüd on see, et ükskõik kui palju ma pingutan, siis igal juhul jääb mulje, et Ruutu 10 teeb impeeriumiga koostööd. Et nagu lihtsalt, et ma, Elon Musk on vaata teinud Twitteris huvitavaid mingeid postitusi on ja ettevõtte aktsiad langevad. Tesla langeb selle tõttu. Et nagu, ma ei tea, ta ütleb midagi, ma ei tea, praemunade kohta, siis midagi kukub kohe, et me võime ise arvata, et me ei ole ettevõttega seotud, aga meid seotakse igasuguste asjadega. Et see kolmandas isikus rääkimine, ma mäletan, kui mina oma esimese ettevõttena kasutasin see, et kas või ma ei tea näiteks tööauto, mingi sellised lambised näited, mis on nii elulised nagu, ma räägin endast kolmandas isikus, minu ettevõte, et ma olen nagu seal juhatuse liige, ma olen selle rolli esindaja, volitab mind kui eraisikut mingid asju tegema, sisuliselt sama asi, vaata, et sa oled küll ettevõttes, aga sa oled indiviid ka selle juures, vaata, et ta mõnes mõttes kitsendab sinu otsuseid ka, nagu mida sa teed, eks ju. Sa pead aru saama, või mitte sa ei pea aru saama, võib-olla kõik võiks aru saada või keegi ei pea aru saama, on ju see, et juriidiline isik on isik, ta on eraldiseisev sinust. Sa juhatuse liikmena esindad teda ja see ongi kogu see suhe, et tal on nagu, Rital on omad ambitsioonid ja soovid tulevikuks, sul on, mul on, eks ole, ma võin Rita panna esindama, näiteks ma soovin toredat reisi Taisse. Rita, pane mulle kokku see reis, Rita esindab minu huve reisi kokkupanemisel, eks ole, nüüd ta peaks tegema sellel hetkel neid reisi planeerimise valikuid minust lähtuvalt. Kui ta teeb endast lähtuvalt, siis mulle tuleb võib-olla niisugune reis, mida Rita tahab, mitte mida tahan. Just. Ja nüüd mõtled, ma olen OÜ ja mul on eesmärgid, mul on vaja, see mõttes vaata tegelikult, mul on vaja kasumit teenida. Selle ideega ma pole nagu nõus, et vaata, mingi OÜ eesmärk on kasumit teenida või nagu, et ettevõtte eesmärk on kasumit teenida. See on üks idee, mis mul tundub nagu selline natukene piirav. Minu jaoks on pigem nagu majandustegevus lihtsalt nagu, et olenemata, sõltumata sellest, kummale poole ta läheb. Et vahet pole, mõni aasta on kehvem ka nagu. Jah, aga ühesõnaga, et lihtsalt nagu, ma eeldan, et Rita teeb minu esindajana otsuseid, mis on nagu, mulle kasulikud. Ja toetab sinu hüve. Ja kui ma olen OÜ ja sa oled nagu minu omanik, siis sa oled ka nagu ma Rita, nagu, tee nagu neid otsuseid selle ettevõttega, et sest, et sina, saad dividende. Et sul on nagu see. Kus meie kuulajad saavad sind üles leida Ruutu 10 tegemisi ja mis teil Ruutu 10-s kõik toimub? Okei. Meid saab leida ruutu10.ee veebilehelt, mis Greta hinnangul on arusaadav. Nii et selle üle ma olen väga rõõmus. Sealt saab tutvuda meie tegevustega, meid saab kutsuda enda sündmustele esinema. Pakume 30–45 minuti pikkust meelelahutuskava. Teil on vist Facebookis eriti hästi lahti kirjutatud, millal mis toimub. Et see on ikkagi teistsugune show, et see sünnib ikkagi koha peal, see annab selle unikaalsuse täiesti, et ja kordumatu show. Teie mõlemad olete tegelenud sellega ja väga nagu süvitsi sees olnud. Mina tuleksin esimest korda. Kas ma peaks kartma ka midagi või? Selles mõttes ma ju võõrate inimestega hakkan midagi seal nagu näitlema. Sa mõtled, kus tuled impro tundi või? Näiteks. Mis must saab? Mis must saab? Kas ma pean võtma osa nii palju, kui ma tahan? Ei pea tegelikult, nagu? Ei pea. Point on selles, et nagu kedagi pole mõtet sundida. Jah. Seal on näiteks, kui sa tuleksid esmaspäeval avatud improtundi, see on jumala okei on sul istuda, et ma vaatan. Ja juhendaja on nagu, vaata kui tahad. Ja siis sa istud. Ja siis vaata, kõik tõuseb püsti, lähed ringi. Ja sa oled, ma tulen ka ringi. Ja see ei ole nagu selline manipulatsioon, vaid et sa lihtsalt teed seda, mis sul on mugavam. Et meil kõigil on natuke ebamugav seal alguses olla, aga vaatame, kuhu me lähme, hakkame minema vaata. Tead, reaalsus, et see läheb mingi
nagu see, kui sa tuled, kui tund pihta hakkab, see kaob ära. kuule, aga väga vahva, siis kohtume võib-olla, kuula, minul on veel see võib-olla, aga ma usun, et kui juba ei, me tuleme 13 tuleme. Tehke lihtsalt mingi ülispetsial oma podcast reportaaž, võtke see mikrofon kunagi kaasa, teil on see kaasas kantav, siis tulete mingi, oleme siin Avatar improtunnis. Going live. Ja going live ja siuke. Improviseerime lihtsalt ühe saate. Tegelikult ärge tulge, sest et kuna meil on seal hästi palju uusi inimesi, siis on ebamugav, vaata, kui keegi mingi... Mikriga ka veel tuleb sulle niimoodi. Ja, seda me ei saa teha. Olgu. Te võite tulla meile küll. Me tuleme niisama. Paar proovi näiteks. Me tuleme niisama. Ilma mikriteta. Okei. Davai. Me tuleme tundi ka. No nii, ma ei tea. Ülivingi. Ma tõmban kokku ennast. Aga suur tänu, et sa tulid igal juhul ja hästi tore. Ja ma arvan, et väga palju inspiratsiooniks just oma kirjale nagu järgi minna ka sõltumata tulemusest, et mind ajendas küll mõtlema sellises vaatevinklisse. Aitäh, et tulid. Oli tõesti vingi saade ja tšau siis meie poolt. Järgmiste kordadeni. Tšau!